Tere tulemast meie iduprojekti teise webinari ja esimesse siis hästi praktilisse webinari meil on täna külas Oliver Kikas. Et kui meie projekti eesmärk on see, et noored aretaksid äriideid ja iduäriideid, siis meie projekti raames tulevad meil külla siis need, kes on oma IT-teemalisi äriideid juba iduettevõtluseks arendanud ja räägivad oma kogemusest. Ja täna, nagu öeldud, on siis esimene selline webinar ja meil on külas Oliver Kikas, kes räägib, nagu slaidi pealt juba näha, siis räägib eelkõige sellest, mis kõik valesti saab minna, mis on kindlasti hästi vajalik kogemus ja eriti siis, kui endal veel mõtted võib-olla kinni või kui vahepeal jooksed kinni, et siis on hea kuulata, kuidas teised sellest edasi saavad. Aga ma annangi sõna siis Oliver Kikasele ja tema räägib teile siis kuidas tema iduettevõtte 3 kuuga läbi kukkus. Aitäh! Tere kõigile ja tere tulemast kuulama minu lugu, minu ebaõnnestunud startupi lugu ja mis ma sellest kõike õppisin ja mis loodetavasti ka teie saate õppida minu kogemusest täpsemini, mis ma siis täpsemini räägin. Igal juhul, mina olen Oliver Kikas. Ma töötan infotehnoloogia ja küberkaitse valdkonnas, täpsemini siis kaardimaksete küberturvalisuse tegelen peamiselt. Lisaks kaardimaksetele ma hoolitsen mõningate ettevõtete siis igapäevase infotehnoloogia, aga ka küberkaitse poole eest. Siis lisaks sellisele tõsisemale tööle ma tegelikult käin ka koolides õpetamas, et õpetamine on ka olnud üks suur kutse mul. Ja kõigele sellele lisaks me oleme hästi aktiivsed Eesti küberkaitse kommuunis, mille kaudu me tegelikult korraldame kõiksugu küberkaitsevõistlusi, koolitusi ja muid üritusi üle Eesti. Et võib-olla olete keegi noortest isegi osalenud mõnel CTF-il, mida me oleme aidanud korraldada. Nii, aga enne kui ma veel päris enda selle startupi juurde jõuan, siis mõne sõna sellest, kuidas ma üldse küberkaitsesse jõudsin. Et ma ise olen Pärnust pärit tegelikult ja peale põhikooli ma läksin kutsekooli õppima infotehnoloogiat. Et õppisin seal 3,5 aastat ja õpingute kestel või õpingute lõpuks ma sain nagu aru sellest, et küberkaitse on hästi oluline osa igasugusest infotehnoloogiast. Et kui su IT-lahendused ei ole turvalised, siis sul ju sama hästi kui ei ole neid, sest et keegi võib need maha võtta, keegi võib su andmed kaaperdada, keegi võib sul igasugust kahju tekitada sinu enda justkui töövahendite abil, et sinu enda IT-lahendustega. Ja tänapäeval väga vähesed ärid saavad läbi ilma infotehnoloogiat, et see on nii selline lahutamatu osa tänasest äritegevusest ja mõistsin selle küberkaitse olulisust üsna varakult. Küll aga meil kutsekoolis eriti ei õpetatud seda küberkaitset. Et meil oligi hästi selline IT-keskne, et mis on arvuti, mis on operatsioonisüsteem, kuidas üks või teine töötab. Aga seda küberkaitse poolt ma tundsin, et oli puudu, aga ma teadsin, et see on hästi oluline ja sellest sai alguse see, et ma ise uurisingi omast vabast ajast selle küberkaitse kohta rohkem. Ja siis milleni see viis, see huvi küberkaitse vastu oli see, et ma leidsin teised inimesed, kes olid sama huvitatud küberkaitsest, aga nad otseselt midagi ei teinud. Ja siis me hakkasime lihtsalt oma lõbuks, oma huvist, hakkasimegi korraldama tegelikult Pärnus esimesi küberkaitse võistlusi, CTF-e. Et meil oli selline MTÜ nimega CTF Pärnu. Võib-olla on keegi kuulnud, võib-olla ei ole, aga igal juhul mina, siis üks teine Oliver Sild, kes täna juhib ülemaailmset küberkaitseettevõtet Patchstack, mis siis loob WordPressi kodulehtedele sellist turvalahendust. Ja siis minu teine kutsekast üks mul kaaslane veel Kristjan oli see 3. inimene, kellega koos me hakkasime seda küberkaitse asja nagu ajama. Ja peale kooli lõpetamist ma kusjuures jäin veel Pärnu kutsekasse õpetama ka 6 aastaks veel tervelt. Et sai siis nende aastate vältel nagu
ise jah, hästi palju küberkaitse valdkonda nagu süvenetud ja seda kõike nagu ise õpitud ja ma hakkasingi, kusjuures me hakkasimegi, kuna ma ise õpetasin ka veel Pärnu kutsekas, siis me hakkasimegi tegelikult seda küberkaitse poolt ka õpingutesse noortele tooma. Ja me lõpuks töötasime välja seal ka eraldi küberkaitse õppekava. Täna õnneks on küberkaitse õppimisvõimalusi juba hulga rohkem. Gümnaasiumites on kõiksugu neid valikmooduleid ja valikkursuseid, ma tean. Ja muidugi kutsekates ka ikkagi, ma usun, küberkaitse on IT nagu juures ikkagi oluline osa. Nii, aga ühesõnaga jah, õpetasin ise koolis. Aga ütlen ausalt, see koolis õpetamine, see muutub hästi kiirelt, hästi rutiinseks. Ja siis ma ikkagi soovisin nagu päris tööd ka teha, et ma reaalselt, ma olin kutseka alles lõpetanud. Ma jäin kutsekasse tööle ka ja ma ei olnudki nagu päris tööle läinud. Ja mis mu variandid olid? Ma hakkasin tegelema vaikselt ettevõtlusega. Et kuidagi lihtsalt tutvuste kaudu esialgu ilmusid mingid ettevõtted, kellele ma aitasingi lihtsalt IT poole eest hoolitseda, aga ka just nende seda üldist küberkaitset nagu hindama ja selle eest hoolitsema. Et sealt saigi vaikselt nagu selline algus, et saigi mingil määral hakatud juba ettevõtetele osutama väiksemaid selliseid küberkaitse mingeid teenuseid ja mingeid väikseid auditeid tegema ja kõiksugu sellist. Ja ühesõnaga sai ettevõtete eest hoolitsetud mõnda aega. Aga mis ma sain kuskilt maalt aru, on see, et inimesena on sul väga raske nagu, et lihtsalt inimtööjõud ise teeb väga vähe ära. Et reaalselt suuri asju ikkagi lahendavad ära mingid tarkvarad ja mingid IT-lahendused. Et ma ei oleks nagu saanud mingit erilist suurt äri teha sellest, et mina oma ajast, kellel mul on, ma ei tea, 8 tundi päevas, et minu 8 tundi päevas on väga piiratud ressurss. Et ma ei saa sellega ju lahendada, ma ei tea, 100 või 1000 ettevõtete mingisugust muret. Ja siis kuskilt maalt nagu hakkaski mõte liikuma selles suunas, et aga äkki prooviks mingisugust tarkvara luua, mingit, sest mis ma nägin oma aastate jooksul, kõiksugu, ma aitasin igasuguseid väikeettevõtteid IT ja küberkaitsega. Seal oli täiesti seinast seina ettevõtteid, seal oli mingeid poode, kinnisvarabüroosid, neid kohtutäitureid, mingeid reklaamiagentuure, absoluutselt igasuguseid ettevõtteid oli mul seal. Ja mis ma nägin läbivalt ikkagi oli see, et väikeettevõtetel see küberkaitse nagu teadlikkus on hästi madal, nende küberkaitse tase on pigem selline kehva, ja siis ma nagu justkui nägingi mingisugust probleemi, et väikeettevõtete küberkaitse on kehva, et kuidas seda lahendada võiks. Ja siis mul hakkasid mingisugused mõtted nagu väikselt tekkima ja siis juhtumisi oli välja kuulutatud selline startupi kiirendiprogramm nagu küberkiirendi. Et Tehnopol koostöös Riigi Infosüsteemi Ametiga kuulutas või viis läbi sellise just küberkaitse ettevõtetele mõeldud startup kiirendiprogrammi, milles siis iga ettevõte sai pea 50 000 eurot toetusraha, et oma ideed arendada ja lisaks 6-kuulise sellise mentorprogrammi, kus siis sa saidki oma ala tippspetsialistidega nõu pidada, et oma ideed siis veel edasi lihvida ja sellest midagi veel nagu päriselt nagu käima saada ja käima lükata. Ja nüüd ma korra mainin, et see küberkiirendi programm siis see kuulutati välja umbes aasta tagasi. Umbes aasta tagasi oligi eelmise aasta kevadel, kui me kandideerisime sinna.
või noh, tähendab, kui see küberkiirendi programm, see oli välja kuulutatud, aga mina avastasin ta alles mingi hetk ja siis mul oli 2 nädalat aega, et siis midagi välja mõelda, midagi kokku klopsida ja siis sinna programmi kandideerida. See oli täpselt aasta aega tagasi ja ma nüüd korra hüppan ühele teisele slaidile, ma näitan, mis ma siis kokku klopsisin. Sündis hästi kiirelt selline startup nagu Securely, et nimi sai võetud kiiruga, nii nagu need startupidele omaselt panevad seda LI lõppu lihtsalt igale poole. Siis AI-ga sai mingi kiire logo tehtud, mul on praegu isegi pusa seljas, mis meil sellest ajast alles on. Ja ühesõnaga ma siin kirjeldasingi täpselt seda sama probleemi, et väikeettevõtetel Eestis on, väikeettevõtete siis küberkaitse tase on Eestis nagu pigem madal ja et ettevõtted on hooletud ja see probleem tegelikult puudutas ka tervet Euroopat. Et mis me uurisime, leidsime ja põhjuseid selle taga, mis me nägime, oli erinevaid. Põhiline oligi see, et väikeettevõtetes ei ole tavaliselt eraldi mingit IT-inimest, sest väikeettevõttes sul ongi mõned töötajad, nad keskenduvad kõik ikkagi selle ärile endale, et mis iganes on siis müüa klientidele midagi või toota midagi ja kõik selline IT on pigem nagu juba luksus nagu selline asi, mida omada. Ja siis väikeettevõtetel ongi siis neid IT-asju ajanud keegi tuttav kuskilt või ongi ühekordselt võib-olla tellitud keegi spetsialist mingit asja tegema, aga ei ole nagu otseselt süvitsi mindud, et ei ole nagu korralikult just küberkaitset tagatud neile ettevõtetel. Siis muidugi üks probleem, mis veel on, et tänapäevased need erinevad küberkaitse lahendused on päris kallid, et väikeettevõtete jaoks see nagu läheb pigem keeruliseks eelarveliselt juba. Ja siis mis me veel nägime, oli see, et probleem, mis oli, et turul ei olnud mingit sellist hästi lihtsat kõik ühest nagu küberkaitse lahendust. Ja siis me justkui soovisimegi tuua turule sellise hästi lihtsa kõik ühes tarkvara, küberkaitse tarkvara, mis aitab väikeettevõtetel hoolitseda nende küberkaitse eest. Et selles mõttes küberkaitse on hästi lai teema, et sul on ju inimesed, kes su ettevõttes töötavad. Et üks asi on neid nagu harida, nende küberhügieeni tagada või nende küberteadlikkust tõsta. Et nemad ei laeks sulle alla mingeid kahtlaseid asju või vajutaks mingi kahtlastel linkidele. Et üks asi on inimeste eest hoolitseda, teine asi on kõik su tehnoloogia ehk siis su arvutite eest hoolitseda, su kodulehe eest hoolitseda, su e-posti eest hoolitseda. Ja siis kolmas asi on tegelikult siuke ettevõtte ülene siis, kuidas nüüd öelda, et sul ettevõttes peavad mingid tegevused või protseduurid olema turvalised, või mingid reeglid nagu paika pandud, et näiteks paroolid peavad olema nii pikad või nii tugevad siis, et andmetest tehtakse varukoopiaid näiteks või et on sellised üleüldised reeglid, et see küberkaitse on selles mõttes hästi lai mõiste ja me üritasime kõike seda hakata üritasime kõike seda korraga nagu lahendada ja pakkida siukse ühte lihtsasse siis tarkvarasse. Ja me tegime muidugi mingid sellised väga, kuidas öelda, väga positiivse väljavaatega enda nagu selle äriplaani ja et kui palju väikeettevõtted Eestis, Euroopas, USAs ja et kui me ei tea 5% neist oma klientidest saaksime, siis meil oleks päris palju kliente üle maailma isegi. Et meil oli kenasti nagu kogu see hinnastuse asi mingisugune läbi mõeldud ja olime uurinud siis sarnaseid tarkvarasid, mis turul olid parasjagu, neid võrreldud enda omaga. Muidugi see on hästi siuke naljakas slaid, et kui selliseid slaide võrdlusi konkurentidega tehakse, siis alati kiputakse ikka näitama, et meie toode, mis on seal kõige esimene rida, meie oma, täidab muidugi kõiki mingeid funktsioone või kõiki mingeid, või teeb mingeid kõiki asju,
mis justkui siis teistel võib olla idee ja et noh, see ei tohi nagu võib-olla alati liiga nagu sa pead hästi palju nagu kainelt vaatama asju, et mitte võib-olla ilustama mingeid asju. Aga ühesõnaga mõtlesime välja igasuguse turundus ja mingi strateegiad ja tegime mingid järgnevate aastate plaanid ja finantsilised väljavaated ja ühesõnaga olime korralikult end nagu ma 2 nädalaga sisuliselt klopsisin mingisuguse asja kokku. Ja juhtus nii, et me pääsesime sinna küberkiirendi programmi siis. Juhtus nii, et me pääsesime selle kogu ideega sinna küberkiirendi programmi. Ja mul jäi mainimata, et ma ei olnud siin üksinda, vaid ma 2 nädalaga võtsin kiirelt endale veel ühe mu hästi hea sõbra, keda ma tunnen eluaeg sisuliselt. Ühe mu hästi hea sõbra, kes sisuliselt aitas suht kõigega meid seal. Ja siis ma võtsin veel 2 inimest punti. Üks on mu vana põhikooli klassivend, kes on täna töötab tarkvaraarendajana, et meil oligi kedagi tarkvaraarendajat vaja, kes selle meie asja nagu reaalselt valmis teeks. Ja siis ma võtsin punti veel ühe mu vana tuttava, kes ma tean on selles mõttes turunduses ja müügis nagu täna tegutseb. Aga ma 2 nädalaga klopsisin mingi asja kokku, panin mingi tiimi kokku ja me pääsesimegi sinna kiirendi programmi. Siis loomulikult algas väga intensiivne ja väga raske töö. Selles mõttes, et meil seal kiirendi programmis oli hulga koolitusi ja siis meile määrati meie enda isiklikud mentorid, kellega me sisuliselt iga nädal vaatasime üle, et mis meil tehtud on, mis edasi, mida saab paremini, mis on võib-olla ei ole kõige paremini välja tulnud. Ja nii see raske töö käis siin 3-4 kuud, ütleme. Ja siis ütleme selle 3-4 kuu peale või pärast seda 3-4 kuud sa juba said aru, et sa olid mingeid asju teinud juba eos natuke valesti, mis ikka väga palju takistasid seda, et siit üldse kuidagi edasi hakata minema. See kõik käis selles mõttes see kiirendi programmi pääsemine ja siis see kiirendi programmis osalemine, kõik käis lihtsalt nii kiiresti, et see kõik tundus nagu selline, jah, see tõepoolest oligi, võib öelda kiirendi programm, et see andis sulle ikka nagu nii suure, nii kiire tõuke sisse sinu kogu asjale, et eks selle mõte ongi suuresti ikkagi ju selles mõttes kiirelt ära näha või kiirelt ära näidata, kas siit tuleb midagi või siit ei tule midagi. Ja kuna meie kõigi jaoks oli selline hästi intensiivne, hästi kõrge lend, siis muidugi seda hästi kõrge lend, siis seda valusam on sealt pärast kukkumine. Ja hakkasidki 3-4 kuu pealt teatud nagu asjad välja tulema, mis ma sain aru isiklikult, mis ma olin valesti teinud kohe alguses ja mis selles mõttes väga palju takistasid meil seda asja selliselt edasi tegemast. Et kõige suurem viga, mis me tegime, on see, et me ei kaasanud kohe algusest meie mingid päris kasutajad sellesse arendusprotsessi. Et kõige nii-öelda tobedam asi, mis me saame teha, kui me hakkame oma startupi nagu aretama. Kõige selline, ma ei tea, kas tobe on õige sõna, aga kõige suurem viga, mis me saame teha, on see, et me ehitame midagi, mida keegi lõpuks ei taha. Et asja mõte on see, et me peaksime võimalikult varakult kaasama
mingeid potentsiaalseid ettevõtteid või mingeid kliente ja neilt päriselt küsima, et kas neil on mingit sellist lahendust vaja, mida me kavatseme ehitama hakata. Sest et noh, minu viga oligi see, et mina lihtsalt mõtlesin või noh, ma lihtsalt nägin, et väikeettevõtted ei hoolitse oma küberkaitse eest. Ahah, ja siis ma mõtlesin, aga ma teen neile siis mingi asja valmis. Äkki nad siis, see aitab neil seda küberkaitset tõsta. Aga noh, tegelikkus on see, et väikeettevõtted ilmselt ei ole põhjusega oma küberkaitsega tegelenud, sest et neil ei ole kas A inimesi, B neil ei ole aega endalgi, et üldse sellega tegeleda selliselt. Või C, jah, neil ei olegi mingit teadmist või mingit töövahendeid, et sellega tegeleda. Ehk siis me oleks võinud ju mida iganes mingi tarkvara valmis teha. Aga kui väikeettevõtetel ju ei ole aega, et üldse seda kasutama hakata, siis me teeme täiesti tühja mingit asja. Et kõige olulisem on mõista seda, et me ei tohiks ise välja mõelda lahendusi kellelegi teisele. Me ei tohi ise mõelda, et aga äkki see asi lahendab nende jaoks selle probleemi ära. Meie ei ole kellegi teise nahas. Me peame kohe algusest peale kaasama seda päris inimest, seda päris klienti, seda päris kasutajat. Ja kõige olulisem on tegelikult kaasata eraldi veel maksev klient. Et üks asi on see, et sa leiad kellegi ettevõtte, kes on potentsiaalselt huvitatud su sellest tootest või teenusest. Aga teine asi on leida klient, kes on reaalselt nõus maksma sulle selle asja eest. Ja need võivad olla kaks täiesti eri tüüpi kliendid sul. Selles mõttes, et üks võib olla väga nagu, kuidas öelda, väga huvitatud su tootest ja kõike. Aga kui päriselt on asi sealmaal, et sul on mingi valmis asi ja siis sa just kui tahaksid müüa seda talle ja siis tuleb välja, et talle võib-olla nii väga ei olegi seda vaja, siis jälle sa tegid midagi tühja. Et see on nagu kõige olulisem osa kõigest sellest, et me ei tohiks ise välja mõelda lahendusi kellegi teise jaoks. Need lahendused, mida me loome, peavad tulema reaalselt kellegi vajadusest. Ehk siis me peame suhtlema erinevate oma siis potentsiaalsete klientide või kasutajatega ja neilt teada saama, mida nemad vajavad, mida neid on päriselt vaja. Ja tihtipeale, mis startup-induses tulebki ette, siis lõpuks on see, et algul hakatakse ehitama mingit ühte toodet, siis testitakse seda mingit poolikut toodet oma mingite sõprade või tuttavate või mingi päris ettevõtete hulgas. Ja siis tuleb välja selle testimise käigus, et tegelikult nende vajadused on hoopis natuke teistsugused. Ja siis tehaksegi oma toode ümber, et just nagu kohandada oma toode siis sellele konkreetsele kliendile, kellel on seda teistsugust mingisugust lahendust vaja seal. Ehk siis jah, see on nagu see kõige olulisem asi, et me ei tohiks ise pakkuda kellelegi teisel lahendusi. Lahendus peab tulema kliendilt endalt, et me peame võimalikult varakult kaasama kedagi endale nii-öelda päris testijaks või päris kasutajaks või päris kliendiks. Siis teine oluline õppetund, mis ma selle käigus sain, on see, et pigem lahendada ühte asja korraga. Ehk siis kui me nägime meie seda Securely, seda tooteslaidi, siis me üritasime lahendada küberkaitse nagu nii mitu teemat ühes tootes ära. Ja see tekitas tegelikult meil ka juba töö tegemise ajal probleemi, sest meil vahepeal nagu fookus kadus ära, et me üritasime nagu kõigest midagi korraga nagu teha. Aga sellest ei tule nagu mitte ühtegi head asja, vaid tulevad sellised, sul tuleb 10 mingit väga poolikut asja. Et pigem võtta ette üks probleem, mis ettevõtetel on või mingil osapoolel on. Võtta ette üks probleem
ja lahendada seda ühte probleemi ainult korraga. Et lahendada see üks asi ära, veenduda, et see sobib täielikult su kliendile või su ettevõttele. Ja siis alles vaadata edasi, et mis teised probleemid tal lahendamist vajavad. Et meil see jah, nagu meil see meie enda mentorgi ütles meie esimeses avakõnes, et kui ta oli tutvunud meie selle tarkvara ideega, siis ütles, et siit saab mingi 5-6 eraldi startup'i teha, et me üritasime nii mitu asja nagu ühte kokku pakkida. Et pigem keskenduda nagu ühele asjale ja teha seda väga hästi ja siis pärast saab mõelda, kas me tahame mingeid muid asju ka veel juurde lisada. Siis mis me väga kiirelt aru saime meie puhul, mis sai väga suureks takistuseks olema. Et kui me tahame ikka väga tõsiselt mingisugust startup'i hakata asutama ja siis poole kohaga tegemine ei ole mitte mingi tegemine. Et meie probleem oligi see, et meil igal ühel oli tegelikult oma nii-öelda igapäevatöö, mis meile nagu leiba lauale tõi. Ja siis see pigem jäi nagu natuke nagu selliseks, ongi poole kohaga tegime seda asja. Ja et kui ikka nagu päris tõsiselt tahta mingisugust suurt ettevõtet või startup'i hakata looma, siis sa pead ikkagi täielikult pühendama oma kõik vähemalt enamus aja ikkagi selle tegemise peale. Et eks me saimegi nagu hästi kiirelt aru jah, et kiirendi programm on ju ise nagu nõudis meilt hästi palju või kuidagi tõukas meid hästi palju tegema ja siis sellest sai nii-öelda hakkas nagu muutuma, hakkas saama teine nii-öelda täiskohaga töö kõrvale veel. Et aga kuna meil ei ole rohkem kui 24 tundi päevas, siis seda oli kuskilt poolt natuke raske nagu kaasa teha kõike sellise tempoga, nagu seal võib-olla oodatud oli. Et see oli nagu meie suur viga. Aga ühesõnaga mõte on see, et kui tahta ikka nagu tõsist asja teha, siis selleks peavad inimesed olema nagu täiskohaga kohal. Et siin nagu alla selle sellest lihtsalt, see ei ole mingi tegemine. Et poole kohaga võid oma mingi hobiprojekte või muid asju teha. Siis väga oluline õppetund veel, et tuleb väga hoolikalt valida oma kaaslased sellele teekonnale, et kellega koos seda startup'i teha. Selles suhtes ma 2 nädalaga võtsin lihtsalt esimesed ettejuhtuvad nimed, suhteliselt nii läks. Mul oli lihtsalt kiire selles mõttes, et see avaldus sinna küberkiirendisse ära esitada. Ja siis mul olid 2 inimest 3 olid sellised, kellega ma ei olnud otseselt varem tõsiselt koos tööd teinud. Ja eks sa ju siis alles näed tegelikult, kuidas teil see koostöö sujub ja kas te nagu olete üldse sama entusiastlikud või sama nii-öelda aktiivsed või sama pühendunud sellesse asja kui sina ise, kes oma seda asja vead. Et minu soe soovitus on, kui on võimalik, siis selles mõttes oma nii-öelda kaasasutajateks või oma põhipartneriteks ennekõike eelistada inimesi, keda sa tunned läbi ja lõhki ja kellega sa oled nagu korralikult koos töötanud. Kuigi ma tean, et meil on erinevaid neid mingeid häkatoni programme, neid mingi Garage 48 ja muud säärast, kus selles mõttes täiesti põhivõõrad inimesed tulevadki kokku ja siis 48 tunniga seal moodustatakse tiimid ja siis 48 tunniga tuleb seal tiimidel mingeid probleeme lahendada ja seal koha peal sünnibki teinekord nagu täitsa mingeid startup siukseid algatusi ja ettevõtmisi ja
ja ega ma ei ütle, et võõraste vahel ei võiks nagu koostöö sujuda, aga lihtsalt see, et sa ei tea seda kunagi ette ja siis noh, lihtsam on, kui sul on võimalus, siis ikkagi teha seda asja koos inimestega, keda sa päriselt tunned, et ma ei ütle midagi nagu halba selles mõttes nende inimeste vastu, kellega ma koos töötasin, aga lihtsalt kõik inimesed ei klapi omavahel võib-olla kõige paremini mingites asjades nagu koos töötama. Jah, et ega muud jällegi. Siis kui te keegi kunagi või juba praegu ka väga tõsiselt oma mingit startupi soovite selles mõttes alustada, siis kindlasti tuleb sõlmida selline dokument nagu asutajate leping. Asutajate leping on siis selline dokument, millega meie selle startupi asutajad või siis nii-öelda põhiliikmed, kes algusest peale on kaasas olnud, et sellega lepitakse kokku igaühe õigused ja kohustused ja mis kõige olulisem, sellega määratakse ära, et igaüks meist peab töötama oma osa sellest ettevõttest välja näiteks 3 või 4 aasta jooksul. Ehk siis kõige alguses me mitte keegi ei oma sellest startupist mitte 1%, vaid me igaüks töötame selle aastatega välja. Ja mis see tagab, on see, et see tagab selle, et kui keegi näiteks liikmetest, ma ei tea, aasta pärast ei soovi enam kaasa teha seda asja või mis iganes muul põhjusel ei saa seda asja kaasa teha enam, siis tema osa ettevõttest ei jää kinni temale, vaid see osa ettevõttest saab minna kas teistele asutajatele või ma ei tea, tulevastele töötajatele või mida iganes. Ühesõnaga, see asutajate leping kaitseb suuresti seda, et startup jääks püsima ka siis, kui selle algsed asutajad mingil põhjusel, ma ei tea, ei jätka enam selle ettevõtmisega. Pluss ilma selle asutajate lepinguta on võimatu üldse reaalselt mingit raha investoritelt kaasata. Et investorite jaoks on ka ülimalt oluline see, et nad saaksid olla kindlad, et mingisugused protsendid ettevõtte osalusest ei jääks kellelegi mitteaktiivsele liikmele lihtsalt nagu taskusse niisama. Et investorid alati ootavad seda, et kõik, kes siin nagu aktiivsed asutajad või aktiivsed startupi liikmed on, et siis nemad on ikkagi, ma ei tea, järgnevad aasta, 2, 3 vähemalt veel selle startupi siis töös ja tegemistes kaasas. Et muidugi et kui te olete peamiselt siin gümnaasiumi noored ja põhikooli noored, et see on muidugi selline, see on hästi tõsine dokument selles mõttes, aga kui teil on tõsiselt nagu väga suur ja väärtuslik idee, siis need on asjad, mis tuleb lihtsalt paika panna omavahel. Et see tagab kõigi jaoks selles mõttes võrdse nagu võimaluse panustada ja oma panuse eest saada siis osa sellest startupist endale. Ja et kui kellelgi on huvi kõigi selliste või üleüldse seda asutajate lepingut ja muud olulisi dokumente tegelikult saab kusjuures meil Tehnopoli või Startup Estonia kodulehelt täpsemini. Ma ei tea, kas teil siin selles iduprojekti raames on sellest midagi räägitud või ei ole, aga jah, on mõningad dokumendid, mis tuleb kindlasti selles mõttes asutada tuleb vormistada omavahel. Et kui läheb ikka väga tõsiseks nagu ettevõtmiseks ära. Siis enne kui hakata võõrastelt investoritelt raha kaasama oma ettevõttesse, siis tuleb väga hoolikalt, tuleb lihtsalt teadvustada endale seda, et võib olla tore küll saada suurt rahasüsti investeeringut oma ettevõttesse. Aga me peame alati arvestama sellega, esiteks ei ole meie raha. See on võõras raha ja see ei ole niisama raha ka, et see lihtsalt selles mõttes.
kuidagi nüüd eksperimenteerida ja katsetada ja laristada, vaid see raha on antud meile väga kindlaks eesmärgiks ja selles mõttes võõra rahaga toimetamine või siis ütleme nii, võõra rahaga ebaõnnestumine võib tekitada ebamugavusi. Et lihtsalt see on asi, millega arvestada, et kui teie see idee võimaldab, siis proovige enda vahenditesse käima saada võõraste või investorite raha kaasamine peaks olema selline pigem nagu plaan B alati, sest et investorite kaasamine ja võõra raha kaasamine ei ole mugav asi. See ei ole absoluutselt mugav asi. Nii kui investoreid üldse tuuakse su ettevõttesse, siis investoriteks sõlmitakse samuti väga tõsised lepingud omakorda ja tihtilugu seal võivad need lepingud isegi sellised olla, kus investorid lihtsalt saavad selles mõttes, neile määratakse erinevad kompensatsioonid, et juhuks, kui ma ei tea, siin et ettevõttega või kuidagi lihtsalt on näha selgelt, et inimesed võib-olla ei tööta nii palju, kui on vaja või on lihtsalt näha, et siin on, ma ei tea, üritatud lihtsalt mingit mugavat raha nagu saada ettevõttesse. Siis justkui mingi, ega see mugavalt nagu asi ei lõppe ja et meil läks nagu väga õnneks või ma ei tea, kas väga õnneks, aga ma ütlen selle ära, et seda kõike 50 000 me üldse ei kasutanudki ära. Me kasutasime vähem, et ülejäänud raha me saime ilusti tagastatud aga lihtsalt ongi see, et kui sul on nagu päris ikka võõraste inimeste raha ja siis ei tule veel asjast midagi välja ka, siis see on ääretult ebamugav olukord, kus olla. Sest et sa oled lihtsalt kellegi raha kõik hakkama pannud. Me võime rääkida sadadest tuhandetest või ma ei tea, äkki miljonist või midagi. Et see ei ole mingi väike summa ka. Ja siis selles mõttes, kes iganes see ettevõtte siis tegevjuht on, see peab, see on ikka väga suur vastutus ja peab arvestama sellega, et me peame ka oma siis investoreid kuidagi õnnelikena hoidma või siis nendega pärast selles mõttes tegelema, et ka mingit ebaõnnestumiste korral. Ja siis kõige olulisem, et startupid on tihtipeale või startupid ongi hästi palju selline õppimise nagu teekond. Et kõik, kes alustavad mingit startupi, siis igal juhul kõik nad õpivad midagi alles tegemise käigus. Ja see on hästi tavaline või hästi loomulik, et me kõik ei teagi kõiki asju. Ja see ongi täiesti loomulik osa nagu startup-indusest. Et hästi oluline, kui meil nagu see startup nagu võtabki hoo sisse ja võib-olla tunneme, et on mingeid asju, mis me ise võib-olla ei tea nii hästi või ei oska nii hästi enam, et seda ettevõtet kuidagi edasi arendada või järgmisele tasemele viia ja siis tegelikult hästi levinud asi ongi see, startupid kaasavad erinevaid mentoreid endale nii-öelda pardale. Need mentorid ongi tavaliselt inimesed lihtsalt, kes ongi ühel või teisel elualal, ma ei tea, aastakümneid tegutsenud, on oma ala nii-öelda professionaalid või eksperdid, ütleme lausa. Oma ala eksperdid ja see ongi täiesti loomulik asi, et me kõik ei tea kõiki asju ja et varem või hiljem meil võib olla raske mingeid otsuseid vastu võtta või kuidagi edasi tegutseda, sest et me lihtsalt ei oska. Et siis kõigis neis olukordades on täiesti normaalne see, et me küsime abi. Küsime abi endast targematelt, endast kogenumatelt, endast vanematelt. Et see käibki kõik asja juurde ja ma tean isegi näiteid, kus startupidest, kus ütleme, et inimene, kes on ise selle kogu startupi alustanud, on, ütleme, 5 aastat juhtinud seda, kasvatanud juba nagu päris arvestatavaks selliseks ettevõtteks.
ja lihtsalt kuidagi asjade loomulik kulg oli nii, et see ettevõtte juht, see, kes selle startupi asutas, ta tundis, et tema peab astuma nüüd juhtimisest kõrvale. Sest et siin on, et selleks, et viia see ettevõtte nüüd järgmisele tasandile, sul on vaja lihtsalt mingeid kogemusi, mida sul lihtsalt võib-olla ei ole. Sest et kui sinu idee või see sinu tarkvara või mis iganes lahendus läheb juba nagu ülemaailmseks, siis see on hoopis midagi muud juba, kui siin võib-olla Eesti piires tegutseda. See võib nõuda hoopis teistsugust nagu lähenemist ja mõtteviisi, mida meil lihtsalt ei ole võib-olla. Ja siis sellisel juhul, mida tehaksegi, ongi teinekord võetaksegi väljast täiesti uus tegevjuht juhtima seda sinu ettevõtet. Et sa justkui pead lahti laskma oma ettevõttest, oma ettevõtte juhtimisest selleks, et su ettevõte saaks kasvada. Ja see võib personaalselt ilmselt olla väga keeruline otsus, mida teha, sest et startup, mida sina oled alustanud, mida sina oled kasvatanud, mida sina oled edasi viinud, et sa pead sellest, see on justkui sinu nagu lapse eest mingil määral, et sa oled nagu suure osa oma elust sellesse pühendanud ja sa pead sellest nagu lahti laskma. Aga ongi meil kõigil selles mõttes varem või hiljem mingi hetk, kus paraku me peame lihtsalt küsima abi ja me peame selles mõttes kaasama kedagi, kes saab aidata meid või meie seda startupi või ettevõtet edasi viia veel. Nii, aga need olid siis need 7 sellist kõige olulisemat õppetundi, mis mina oma hästi lühikese startupi siis teekonnal omandasin. Väga väärtuslikud õppetunnid ja ma edaspidi olla kindlasti palju targem oma mis iganes järgnevate ettevõtmiste puhul. Et selline väga lühike, aga meeletult kasulik kogemus oli see küberkiirendi ja mina soovitan väga soojalt, kui teil on vähegi võimalus oma ideega osaleda kuskil teistes kiirendiprogrammides, siis kindlasti tehke seda. Neis kiirendiprogrammides tihtipeale ei saagi mingisugust rahalist toetust, aga see ei ole kõige olulisem. Kõige olulisem on tegelikult see ekspert, mentorite võrgustik, mis sealt kiirendiprogrammidest tihti kaasa tuleb. Et sa lihtsalt, me ei tea, kuidas asju vaadata, kui me ei ole lihtsalt tegutsenud mingi suurte ettevõtete nagu sees. Et seal on inimesi, kes aitavad näha nii palju rohkem ja nii palju erinevate nurkade alt, et mina soovitan kindlasti kõigil, kus vähegi võimalik osaleda mõnes kiirendiprogrammis, et see annab kindlasti teie startupile väga suure tõuke edasiseks. Nii, aga aitäh kuulamast ja kui kellelgi on võib-olla küsimusi, siis ma hea meelega räägin veel midagi. Kui kellelgi mõni küsimus, võite kirjutada näiteks chati, siis teie lindis sulle, aga mina küsin sellise küsimuse. Et nii 3 kuuga läks kõik vastu taevast, aga minu küsimus on, et kuidas sa sellest välja tulid? Et kuidas sa pärast siis nagu, kõik läks ikka nii halvasti, et kuidas sa edasi tegutsesid? Jah, eks tolles hetkes see oli päris nagu selline väga raske selles mõttes, et kuidas öelda, see kiirendiprogramm nõudis nagu hästi palju ja siis oligi esimene suur viga see, et meil olid oma täiskohaga nagu töökohad ja siis selle kõrvalt oli raske, et esiteks me olime nagu räigelt üle töötanud, et see mõjus nagu hästi nagu rusuvalt ja siis muidugi saad aru, et sellest ei tule nagu ka midagi väga asjalikku välja, et me teeme nagu midagi, mis selles mõttes ilmselt me saime aru, et see väike ettevõtted ei hakka kasutama sellist asja. Kuidas sellest välja tulla? Eks ta nagu ütlesin, hetkes oli hästi raske ja see on hea küsimus tagantjärgi. Ma väga palju ei ole nagu sellele mõelnud, aga eks ta suht selline päevast päeva lihtsalt kuidagi kulgemine oli, et kuidagi vaikselt nagu eks ma ikka mõtlesin päris palju nagu sellele kõigele
ja eks see nagu oli, see ebaõnnestumine oli nagu kaasas ja kuidagi hästi raske oli muidugi nagu teistega ka nagu sellele üksmeelele jõuda, et me nagu noh, meil siin ei ole mõtet nagu kuidagi midagi pressima hakata nagu midagi sellest välja. Meil oli korra mõte nagu, et aga hakka prooviks äkki ongi, et võtaks meie toode, meie tarkvara üritas mingit 6 eri probleemi lahendada, aga et võtaks ongi ühe ainsa probleemi ja keskenduks sellele ja eks korra oli see mõte, aga siis mul isiklikult oli see juba selleks hetkeks, et mul ausalt öeldes ei klappinud koostöö osadega ja siis ma nagu ei tahtnudki hakata midagi siit veel omakorda välja pressima. Aga küsimus tähendab oli, et kuidas sellest nagu välja tulla. No ega see ongi lihtsalt peab kuidagi, see lihtsalt läheb mööda. Minu puhul lihtsalt läks mööda, eks tuleb puhata ja tulebki keskenduda just sellele, et just need õppetunnid sealt leida enda jaoks. Et lihtsalt saad aru, mis sa nagu valesti tegid, kus kohas sa valesti tegid. Ja kui sa saad nagu lihtsalt saad aru, mis sa siis valesti tegid, siis sul on endal nagu nii palju lihtsam pärast, et sa lihtsalt lepid sellega, et eksisin, aga õppisin ja tuleb lihtsalt siis ega sellepärast nüüd rohkem võimalusi elus nagu elus tuleb niikuinii veel neid igast võimalusi teha igasugu põnevaid asju. Küsimus chatist. Kui suur startupi meeskond oleks optimaalne? Kahekesi on pigem kehva. See võiks olla kas ongi 3 või 5 inimest on vist selline kõige optimaalsem arv, et esiteks paaritu arv, et oleks, et kui on vaja mingeid asju otsustada nagu iga ühe häälega, et siis alati, et ei tekiks mingit seda 50-50 nagu olukorda, et ei jõuta nagu üksmeelele, vaid alati kellegi hääl loeks nagu või annaks selle ülekaalu mingi otsuse tegemisel. Et pigem paaritu arv ja kui vähegi võimalik, siis kusjuures tõesti võtta punti nii mehi kui naisi. Et mitte ainult meestega või mitte ainult naistega, et mehed ja naised selles mõttes on nagu loomult on võib-olla lähenevad mingitele probleemidele teistmoodi ja see kindlasti annab nagu sellist mitmekülgsust erinevate probleemide lahendamisel. Et kui on tõesti erinevast soost ikkagi inimesed pundis, ja teinekord ongi, kui ainult mingi poiste punt on, kamp on koos, siis seal võibki lihtsalt, ma ei tea, mingist madinaks ära minna piltlikult öeldes, et siis õrnema soo esindajad aitavad nagu natuke tasakaalustada seda liigset võib-olla mehisust seal või kuidas öelda, jah. Et kui vähegi võimalik, siis kindlasti ka, et nii mehi kui naisi kaasata. Ja ma arvan jah, et 3 või 5 alustada on täiesti piisav. Vaata, rohkem küsimusi ei ole. Ma lihtsalt võib-olla ütlen ise kommentaariks, et olles tegelenud väikeettevõtete küberturbega, siis kui ma kuulasin seda pitchi, siis ma sain kohe aru, mis kõik valesti läks. Et selles mõttes on väga õige kommentaar see, et inimesed, kellel nagu reaalselt jalad on selle konkreetse maapinna peal, kuhu sa tahad tegutsema minna, et nendel on tihti selline selgem arusaam, et mis toimub ja kuidas sellele läheneda. Nii et alati tasub kliendi või siis vähemalt kliendi eksperdi käest küsida, et mida võiks teha. Aga suur tänu sulle, et üks küsimus tuli veel. Kui kaugele peab idee arendatud olema, et saaks nagu startupi arendada? Et kui kaugele sel momendil oli, kui tunne oli, et nüüd ma siis teen startupi? Et ma ei tea, võib-olla siis see moment, kui kiirendisse läksid või? Ei, see tegelikult, mul on ikkagi aastaid kogu aeg olnud mingeid erinevaid mõtteid käinud peast läbi.
ja, ja selles mõttes see küberkiirendi, et kui ma seda nägin, see andis küll nagu siukse hästi suure tõuke. Et mul oli just parasjagu, mul oli see, et ma suunasingi oma fookuse just väikeettevõtete küberkaitsele. Ma tegelesingi ise hästi palju väikeettevõtete küberkaitsega, aga siis ma sain nagu kiiresti aru, et aga mina nagu, või noh, inimtööjõuga on raske nagu paljude probleemi lahendada, et noh, seesama, et minul on 8 tundi päevas, et noh, 8 tunniga päevas ma ei saa sadade või tuhandete ettevõtete probleeme lahendada. Et mul on vaja mingisugust, noh, teistsugust lahendust siin. Ja noh, üks mõte tuligi, et mingisugune tarkvara luua. Ja siis noh, kui see küberkiirendi ilmus, siis nagu jah, kuidagi mingi mõte, mis mul on nagu kaasas olnud, et selline jah, kõik ühes lihtne küberkaitse nagu tarkvara. Et see sai paberile ja esitatud ja noh, jah, ja siis sai see küberkiirendis osaletud. Et aga noh, mul isiklikult on kogu aeg mingeid mõtteid olnud ja asju, aga nüüd ma selles mõttes tean vähemalt, et mida kõike ennem läbi mõelda, enne kui päriselt hakata midagi ehitama. Ja noh, kõige olulisem on ikkagi see, et enne kui ma hakkan midagi päriselt ehitama, siis ma suhtlen potentsiaalsete klientidega või erinevate ettevõtetega, kellel võiks minu mingit lahendust vaja olla. Et ma suhtlen nendega, et päriselt aru saada, kas neil on ka päriselt seda vaja või mida neil vaja oleks, sest et jah, seda viga ei kindlasti tee enam, et me ise lahendame kellegi teise jaoks mingeid probleeme oma peas lihtsalt. See asi päris maailm ei toimi nii. Et jah. Vastab võib-olla seda ka veel, et küberinkubaatorit enam ei ole või küberkiirendit küll on, aga seesama Tehnopoli raames on olemas startup inkubaator ja ma arvan, et üks hea vastus on ka see, et kui te lähete, vaatate sedasama Tehnopol startup inkubaatori kandideerimislehte, siis seal on päris palju asju ette antud, et mida nad tahavad, et oleks olemas. Ehk siis kui need on juba olemas, siis olekski hea koht, kus saab kandideerida. Meil tegelikult Tehnopol tuleb pärast ka, või noh, Tehnopolis tullakse pärast ka meile webinari tegema veel, nii et me kuuleme sellest ka hiljem rohkem. Aga et noh, ideid on igasugused, aga just, et hakata sealt edasi mõtlema just sellele, et kes on see kliendid, nende klientidega suhelda ja siis hakkab see niit sealt vaikselt tõmbama. Et sealt tuleb see päris asi jah, lõpuks välja. Aga ma tänan ja ma arvan, et on eriti hea kuulda ka seda, et kuigi kõik läks uppi, siis tegutsed aktiivselt edasi, ei lase nina norgu, et pärast läbikukkumist tuleb ka tavalist, aga saab tulla ka väga edukad edasised ettevõtmised, nii et suur tänu sulle ja suur tänu meie kõigile kuulajatele. Aitäh kõigile. Oli tore.